Kui Arno isaga koolimajja jõudis, olid tunnid juba alanud. Aga lõppenud tunnid veel ei olnud. Tunnid kestsid ja päev oli alles ees. Ja kui Andres ja Krõõt Vargamäele jõudsid, polnud veel midagi alanud. Naine vaatas meest, kes hobuse kõrval kõndis, vaatas hobust, keda ta isa kodus näinud sündivat ja kasvavat. Mõlemad tõttasid täiel sammul, nagu ootaks neid õnn ees. Ja kui Jakobson 153 aastat tagasi esimese Isamaa kõne pidas ja Eesti rahva valguse, pimeduse ja koiduajast rääkis, oli koiduaeg äsja alanud. Koolikella kaja veel kõrvus algas esimene tund. Ja Jakobsonil ning Eesti rahval oli veel terve koolipäev ees. Olevik on ikka ehitatud parema tuleviku ootuses. Ja Arnod ja Andresed ja Krõõdad on kiirustanud tundidesse, sest neil on olnud usk. Igaühel küll omamoodi, aga usk sellesse, et paremad ajad on alles ees. Nüüd aga loeme oma lastele ja iseenestelegi üha rohkem õhtujutuks lugusid, mis jutustavad lootusetust. Lugusid Arnodest, kes ei hakkagi koolimajja minema, sest mis seal ikka? Koolipäev nagunii kohe läbi. Ja kui Arnod ja Teeled jõuavadki kooli, kasvavad ja õpivad nad seal teadmisega, et paremaks ei lähe. Keskkonna ja kliimaga on halvasti. On väga halvasti. Võib-olla lootusetult halvasti. Ja Arno aimab, et kui tema ainult teab, et on halvasti, siis tema lapsed ja lapselapsed ka kogevad, et on halvasti. Aga kui loodus siiski lubab vanaks elada, siis vähemalt pensioniga on halvasti. On väga halvasti. Demograafia ei kanna lihtsalt välja. Pensioni saajaid on võrreldes pensioni maksjatega üha rohkem. Ja kui pensioni peale mitte mõelda, siis vaimse tervisega on ikka halvasti. On väga halvasti. On juba praegu halvasti ja kuidagi järjest halvemini. Olevik on alati kehv tundunud, aga vahepeal elas päris mitu põlvkonda teadmises, et läheb paremaks. Nüüd aga 30 aastat pärast kartulikoore söömise jutte tunneb ja teab päris suur hulk noori, et ei lähe paremaks. Läheb ainult hullemaks. Ja kui endal ei lähe, siis lastel ja lastelastel ikka läheb. Küsimus, kuidas säilitada lootus, on küsimus vaimsest tervisest. Sest kui ei ole lootust, ei ole ka põhjust pingutada. Kui ei ole lootust, on lihtne anda alla, lihtne muutuda küüniliseks, on lihtne panna käed silmadele ja eitada, on lihtne pidada viimane korralik tarbimispidu, on lihtne tulevikust loobuda, metsast loobuda, elurikkusest loobuda, väikelinnadest loobuda, alandlikkusest loobuda, nüansimeelest loobuda, Eestimaast loobuda, eesti keelest loobuda, lastest loobuda. Aga on lihtne loobuda ka olevikust, loobuda elust, sest olevikku oleme ikka ehitanud parema tuleviku ootuses. Ja muidugi sõltub kõik sellest, kuhu pilk suunata. Objektiivselt on ju päris palju hästi ja järjest paremini. Ilmselt on nii mõnedki teist lugenud Rootsi arsti ja statistiku Hans Roslingu raamatut Faktitäius. 10 põhjust, miks me maailmast valesti mõtleme ja miks on asjad paremini, kui sa arvad. Rosling kirjeldab elegantselt isiklikke lugusid ja parimaid saadaolevaid andmeid põimides,
neid vigu, mida me ümbritsevaid trende analüüsides, ümbritsevatele trendidele hinnanguid andes teeme. Ta toob välja, et meil inimestel on väga raske mõista, et asjad võivad korraga olla väga halvasti ja paremini kui iial varem. Ja Rosling on veenev. Roslingu numbrid ja graafikud on veenvad. Objektiivselt elame me Euroopas, eriti meie Euroopas, Eestis, Paides, enneolematus heaolus, enneolematult turvaliselt ja tervelt. Ja veel kord, see ei tähenda, et asjad oleksid hästi. Ja kohe kindlasti ei tähenda objektiivne heaolu subjektiivset rahulolu. See viimane sõltub just perspektiivist, väljavaadetest, sellest samast lootusest. Muidugi ka võrdlusmomendist ja ebavõrdsuse tajust. Kui ma räägin lootusest, siis ma ei räägi õnnelikkusest. Ma räägin usust, et parem maailm on võimalik. Sellest usust, mis aitab meil oleviku raskustega leppida. Üks sedasorti lootuse kehastusi, sedasorti lootust süstematiseerida on kahtlemata haridussüsteem, kool. Ja seesama küsimus, kuidas säilitada lootust, kuidas säilitada meie laste lootust, on saamas meie aja kasvatuse ja hariduse keskseks küsimuseks. Kool, haridussüsteem on oma olemuselt konservatiivne ja jääb tavaliselt ümbritsevatest arengutest põlvkonna või paari jagu maha. Kool püüab alati mineviku meetodite ja harjumuste ja väärtushinnangute hoiakutega ehitada tulevikku. Ja see on haridussüsteemi traagika. Põhjustab alatise rahulolematuse õppimisviiside, õpetajate, haridussüsteemiga. Kuid teisalt tasakaalustab minevikule suunatus sedasama hurraa meetodil arenevat maailma. Seob põlvkondi, sõelub uue ja vana segust välja selle olulise. Lisaks on hariduses just alati peitunud unistus paremast maailmast, unistus paremast inimesest. Hariduses on alati peitunud lootus, et läheb paremaks. Ja mulle tundub, et see lootus on nüüd murenema hakanud. Meie hariduskriis, lubage seda nii kutsuda, see ei ole pelgalt rahulolematus koolikorralduse või ebatõhusate meetoditega. Ka küsimused õpetajate puudusest, õpetajate järelkasvust või vaimsest tervisest, need kipuvad tihti taanduma koormusele ja palgale. Tahtmata neid väljakutseid pisendada, arvan ma, et on veel üks oluline teema, mida on raske riigieelarvesse paigutada või mõõta. Kuid mille mõju meie õpilaste ja õpetajate heaolule ning õpetajate järelkasvule, meie haridussüsteemi jätkusuutlikkusele on suur. Ja olenemata sellest, kas õpitakse kodus või koolis. Ma räägin koolis alati kohal olevast süütundest. Ja muidugi pole professionaalne süü pelgalt haridustöötajate kutsehaigus. Eesti koolis aga paistab ideaal põrutavat vastu argipäeva eriti suure hooga. Kuna me oleme sügavalt hariduse usku. Meie hariduskriis pole pelgalt õpetajate puudus või aeglane kohanemine muutuva maailmaga. Meie hariduskriisi keskmes on usk, et enamike komplekssete probleemide lahenduseks ei ole muid vahendeid peale hariduse. Ma korjasin mõni aeg tagasi ajakirjandusest kokku pealkirju, milles seati koolile või haridussüsteemile mõni ootus. Ja neid ootuseid on varasematel päevadel ka siit kõnepuldist seatud. Küll peab kool lahendama ettevõtlikkusega seotud probleeme,
integratsiooniprobleeme, ülekaalulisuse, vaimse tervise või sõltuvusega seotud väljakutseid. Kool peab õpetama rahatarkust ja silma vaatamist, noa ja kahvliga söömist, kätepesu, programmeerimist, kasvatama enesekindlust, lugemis- ja ligimese armastust ning muidugi kõike seda traditsioonilist. Aga mu vaieldamatu lemmikpealkiri oli Eesti metallitööstuse probleemid algavad põhikoolist. See, kui palju me Eestis haridusest ja koolist loodame, on omamoodi armas. Aga veel enam, me oleme uhked selle üle, et meie hariduse kvaliteet sõltub võrreldes muu maailmaga sotsiaalmajanduslikust taustast vähe. Ühelt poolt unustatakse seda edulugu rääkides meie regionaalsed erisused. Unustatakse näiteks see, kui suur on meie eesti- ja venekeelsete koolide vahe. PISA uuringu järgi põhikooli lõpus keskmiselt umbes 1,5 õppeaastat. Venekeelsete koolide kahjuks. Teisalt aga tähendab positiivne püüe sotsiaalmajandusliku tausta mõju vähendamise suunas ju kodu mõju vähendamist. Me oleme uhked selle üle, et kodust sõltub võimalikult vähe. Kõlab päris õõnsalt. Ma ei arva, et me peaksime püüdlema teises suunas. Küll aga ma arvan, et on aeg tunnistada, et meie ootused haridussüsteemile, koolidele, õpetajatele on metsikult suured. Ja muidugi on õpetajatöös alati olnud tarvis ebaõnnestumistega hakkama saada. Tund pole kunagi selline nagu planeeritud. Klassis tekib ikka konflikte, millel pole head ja kiiret lahendust. Iga õpetaja on ilmselt kuhjunud väsimusest, tõstnud mõne õpilase peale lubamatult häält ja pärast kahetsenud. Aga see on haridussüü pealispind. Sellise süütundega hakkama saamine, refleksioon, endalt või teistelt vabanduse palumine ja ebaõnnestumistest õppimine on normaalne õpetaja töö osa. See, mis päriselt seest sööb, koolist lahkuma sunnib ja läbi põletab, on sügav ja põhimõtteline ootuste ja ressursside klappimatus. Kui haridusuuenduses on alati peitunud iha kujundada uutmoodi õppimise kaudu uut ja paremat inimest ning maailma, siis nüüd on see ootus õpetaja argipäevas kohal, õppekavade, lastevanemate ja meedia kaudu. Kohal pidevalt. Veel enam, paljud koolijuhid ja õpetajad on ise sügavalt hariduse usku. Need, keda me peame parimateks, need eriti. Ja läbi põlevad ikka need, kes teevad tööd kõige suurema kirega, kes on kõige motiveeritumad, kelle jaoks õpetaja või juhitöö ei ole pelgalt leiva teenimine. Ja mõeldes, kes vajavad õpetajatest kõige rohkem tuge, võib esmapilgul need kõige motiveeritumad, kõige heledamalt põlevad unustada. Aga on fakt, et 50% alustavatest õpetajatest on esimese 3-4 aastaga koolist läinud. Veel üsna hiljuti oli kooli peamiseks ülesandeks õpetada lugema, kirjutama, arvutama ja natuke võõrkeeli tundma. Head õpetajad on alati tegelenud inimese kui tervikuga, pööranud tähelepanu nii sotsiaalsele, kultuurilisele, vaimsele kui ka akadeemilisele arengule. Aga iial varem pole me pidanud nii enesestmõistetavaks seda, et laps õpib tere ütlema, teistele silma vaatama, muinasjutte kuulama, süüa tegema, jooksma, pliiatsit hoidma koolis, mitte kodus. Ja iial varem pole meil olnud nii kõrgeid ootusi oma elustandardile ja seekaudu ka teadmistele ja oskustele. Selle kõige taustal köeb seesama siingi Paide keskväljakul palju jutuks olnud mitmetahuline keskkonnakriis
Ja õpetajatel on ootus kasvatada teadlikumat põlvkonda. Lisaks veel muidugi siis see demograafiline väljakutse, teadmine, et kool peab ette valmistama elukestvaks õppeks, andma tuleviku kindla hariduse. Ja mis on samuti väga oluline, iial varem pole meil olnud tarvis sellisel määral konkureerida tehnoloogiaga. Ühelt poolt seatakse tehisintellekti arengu valguses koolile ootused tagada konkurentsivõimeks vajalikud õpioskused ja kohanemisvõime. Teisalt ei pea haridussüsteem oma tähelepanu ja aega jagama ainult nende kõikide enne mainitud hariduse eesmärkide vahel, vaid meie õpilaste, kolleegide, lastevanemate, aga ka näiteks poliitikute tähelepanu pärast võitlevad ettevõtted, kellel on miljardeid dollareid palkamaks maailma parimate ülikoolide lõpetajaid, parimaid psühholooge, parimaid sotsiaalteadlasi, parimaid programmeerijaid, ikka selleks, et saada meie tähelepanu. Meie õpetajad ei pea lahinguid ainult klassides, vaid ka globaalselt. Küsimus, kuidas säilitada lootus, on samal ajal küsimus, kuidas jääda inimeseks. Me ei pea ootama, kuni tehisintellekt ületab meid meie tugevustes ja võtab töökohad, sest tehnoloogia on juba meid ületanud meie nõrkustes ja võtab meilt meie inimlikkuse. Meie 20. sajandi pässid oleme loonud maailma, kus esimesse klassi jõuavad lapsed unehäirete, stressi, depressiooni, sõltuvushäirete ja oskamatusega silma vaadata. See on meie ehitatud maailm. Ja selle pandeemia vastu on vaktsiin siinsamas. Haridussüü raskus on selle probleemi lahendamatuses. Ükski niinimetatud kooli sihtidest või väljakutsetest pole väheoluline. Õpetajal või koolijuhil on väga keeruline öelda, et meie koolis sotsiaalsete oskuste või keskkonnaküsimustega ei tegele. Vaimse tervisega ei tegele. Digitehnoloogiaga meie ei tegele. Nii nagu lapsevanema käest ei maksa küsida, milline lastest on tema lemmik. Jah, päriselus teevad koolid ja õpetajad kogu aeg valikuid. Aga neid valikuid on keeruline deklareerida, isegi enesele deklareerida. Tahaks kõike korraga, nii vana head akadeemilist kui ka programmeerimist, ettevõtlikkust, vaimset tervist, sotsiaalseid oskusi, rahatarkust, õigusharidust. Aga kõike ei saa. Ja kui tunnistada, et keskkonnateemasid õpitakse arvutamise või aritmeetikat sotsiaalsete oskuste arvelt, on juba põrkutud nii enese ideaalide kui ka suure tõenäosusega hulga nõudlikke ja ka heas mõttes nõudlike lastevanematega. Kuidas siis elada nii ja kasvada nõnda, et oleks lootust ja poleks rõhuvat süüd? Missugune kool annab tuleviku kindla hariduse ja põhjuse tuleviku nimel pingutada? Ameerika futuroloog Roy Amara on öelnud, et me kaldume üle hindama tehnoloogia mõju lühikeses perspektiivis ja alahindama selle mõju pikas perspektiivis. Teda parafraseerides võiks öelda, et me kipume üle hindama oma võimet mõjutada maailma nüüd ja kohe, aga alahindama oma võimet mõjutada maailma pikemas perspektiivis. Võib-olla tõesti ei ole meil keskkonnakriisi, kasvava ebavõrdsuse või demograafiliste väljakutsete tarvis lahendusi nüüd ja kohe, esmaspäevaks. Aga meil on võimalik teha valikuid, mis aitavad mis tahes muutuste keskel üksteisele toeks olla, iseendaga sõbralik olla, iseennast tundma õppida, vastu panna
ja seekaudu lootust säilitada. Ja ootustega haridussüsteemi suhtes oleme jõudnud nii kaugele, et koolidel ei jäägi midagi muud üle, kui vastutust kodudele tagasi peegeldada. Lastevanemate kaasamine ei ole enam koolide lõbus kõrvaltegevus. See on ainus viis terveks jääda. Kooli kohustus peab laienema lastelt lastevanemateni. Me kõik peame, küll erineval moel, aga peame koolikogukondadesse panustama. Nii nagu me panustame riigi julgeolekusse. Iga kord, kui me ütleme, et kool peaks midagi õpetama, rohkem või paremini tegema, peaksime küsima, mida meie saame teha kooli jaoks. Ja mitte ainult oma lapse jaoks. Lapse kasvatamiseks on tarvis tervet küla. Iga kord, kui me ütleme, et kool peaks midagi õpetama, rohkem või paremini tegema, peaksime ütlema, mille arvelt. Ja siinkohal on muidugi vaja nüansi tundlikkust, mitte laia pintslit. Sest väga kerge on loopida mõtteid, nagu faktide asemel peaks õppima kriitiliselt mõtlema. Aga mõistmiseks ja mõtlemiseks on tarvis teadmisi. Ja kui kool või õpetaja teebki valiku, näiteks sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste kasuks, siis ärgem materdagem teda kehva koha pärast riigieksamite edetabelis. Elude päästmise ja lootuse säilitamise edetabelit selle kõrval ju ei ole. Meil on juba väga häid näiteid sellest, kuidas näiteks ettevõtjad ei dikteeri koolidele, mida rohkem teha, vaid pakuvad abikäe või on ise suisa loojad. Eesti tehnoloogiaettevõtjate veetav haridusfond ja peagi avatav Jõhvi tehnoloogiakool. Need on suurepärased näited sellest, kuidas oma privileegid ühiskondlikuks kasuks, tähenduseks ja lootuseks pöörata. Aga meie panus haridusse ei pea tähendama uue kooli loomist või annetust. Meie panus, olgu siis õpetajate, õpilaste, lastevanemate, ettevõtjate, poliitikutena. Meie panus algab suhtlemisest ja suhtumisest. Tunne huvi, mis sinu koolikogukonnas toimub. Kui näed pingutust, siis tunnusta. Mis kõige tähtsam? Räägi inimestega. Kui võimalik, vaata inimestele silma. Võta teiste jaoks aega, kuula ja püüa mõista. Ja mis kõige olulisem, püüa mõista ka neid, kellega sa ei nõustu. Kui sa oled lapsevanem, siis arutle teiste lastevanematega, kuidas õpetajat toetada, kuidas klassi või kooli ühtsustunnet kasvatada. Ole see, kes loob kultuuri, kus õpetaja ei tunneks end 70 lapsevanema ees hirmununa. Ole see, kes loob kultuuri, kus õpetaja tunneb end 70 lapsevanema ees hoituna. Loo kultuuri, kus õpetajal on probleemide korral mitte tarvidus neid probleeme varjata, vaid mitukümmend mõttekaaslast, kellega hätta sattudes aru pidada. Ja kui sa oled õpetaja või koolijuht, siis ära kurat lepi sellega, kui lapsevanemad või kohalikud ettevõtjad on passiivsed. Ära tõsta käsi üles ja ütle, et ei saa. Räägi inimestega. Võta vanematel nööbist, loo samm-sammult usaldust ja küsi julgelt abi. Ära lepi sellega, kui kolleegid on mõne õpilase maha kandnud, vaid ole see, kes toetab neid, keda ei ole mugav toetada. Ole see, kes sekkub klatši ja kirumisse ja tuletab oma kolleegidele meelde seda põhjust, miks kunagi õpetaja ametisse mindi. Ja kui sa oled õpilane, kui sa oled noor, siis kurat, sina pead olema see, kes tuleb ja muudab. Ei pea ootama kriisi, mida on tavaliselt muutusteks tarvis. Meie oleme teid allutada püüdnud. Oleme teile ehitanud maailma,
mis lubab enesesse sulguda, mis lubab uppuda virtuaalreaalsuse või meelelahutuse ookeanisse, mis lubab näiliselt läbi lõigata inimese ja keskkonna seose, vastastik mõju. Meie oleme ehitanud maailma, mis lubab luua enneolematuid elevandiluust torne või mõttekaaslaste mulle, kus oma ideid ja arusaamu jälle ja jälle kuulda. Meie oleme loonud maailma, mis lubab elada teisele inimesele silma vaatamata, kus saab luua enese ideaalset alter ego ja kus endas teiste võltsideaale vaadates pettuda. Ja meie oleme loonud maailma, kus teie olete meie nahaalsuse ja süüdimatuse suhtes relvitud, kus meie võimegi võtta vastu otsuseid, mis mõjutavad meid palju vähem kui teid. Meie oleme loonud maailma, kus me võime elada teie tuleviku arvelt. Meie oleme teilt lootuse võtnud. Ja näidake nüüd, kelle käes on võim. Näidake meile 20. sajandi pässidele, et me oleme ennast täis, et me oleme väärtustest rääkides silmakirjalikud. Või kui te ei taha nõnda, siis näidake meile 20. sajandi pässidele, et me oleme ikka veel mineviku õudustest kammitsetud, et me oleme sõdadest ja okupatsioonist traumeeritud põlvkonnad. Ja aidake meid meie traumast välja. Või kui te ka nii ei taha, siis vaadake meie peale, nagu me vaatame 90. aastate alguse kauboikapitalismile ja uusrikkuse ilmingutele. Vaadake meie peale, meie lühinägelikkuse ja ahnuse peale, kaastundliku muige ja mõistmisega. Ja näidake, et saab elada teisiti. Ja nagu Tarmo Jüristo siin paar nädalat tagasi ütleks, võib-olla piisaks sellest, kui minuealiste ja vanemate põlvkond küsiks enne oma hääle andmist nõu oma lastelt. Küsiks neilt, millises maailmas nemad tahaksid elada. Ja aitaks siis omalt poolt kaasa, et see nii ka minna võiks. Nii et ärge lõpetage meile 20. sajandi pässidele seletamist ja enda eest seismist. Ja ärge tehke seda oma mõttekaaslaste mullides, vaid tehke seda silmast silma oma vanemate, vanavanemate, naabrite ja õpetajatega rääkides. Looge tähenduslikke suhteid, kuulake inimesi, kes mõtlevad teistmoodi kui teie. Ja ärge arvake, et teie siin Paides või Põlvas või Väike-Maarjas olete vähemaks võimelised kui teie eakaaslased Londonis, Pekingis või Silicon Valley's. Ja selleks, et olla võrdväärne, ei pea olema samasugune. Ei pea jätma eesti keelt ja kultuuri. Vastupidi, meie loodus, keel, kultuur, riik. Lisaks ligimese pilgule on need tugisambad, mis loovad suures ja hektilises hägus tähenduslikkust. Võtke uhkus keele, kultuuri ja rahvuse üle populistidelt tagasi ja näidake, et Eesti asja saab ajada hoolivalt, avatult ja viisakalt. Aga teisalt, kui teil läheb hästi, siis ärge unustage, et kõik pole eduloost osa saanud. Niisiis, kuigi me kipume lugusid jutustama peamiselt lootusetusest, ei ole vastus küsimusele, kuidas säilitada lootus tingimata teistsuguste lugude jutustamine. Nii nagu motivatsioon või huvi ja tähenduslikkus tekib tihti tegevuse ja kogemuse käigus, mitte ei eelne sellele. Nii tekib ka lootus ühise kogemuse, üksteise kuulamise, mõista püüdmise, silma vaatamise ja kahekõne kaudu.
Tulevikukindel on haridus, mis aitab meil üksteisega koos olla ja läbi saada. Ning iseendaga koos olla ja iseendaga läbi saada. Ja kui Arno nüüd sügisel koolimajja jõuab, kui Arno sügisel isaga koolimajja jõuab, ja ta võiks jõuda sinna just isaga, sest isad kipuvad koolimajja jõudma harvem kui emad, siis on tunnid juba alanud. Aga on üsna kindel, et tunnid veel lõppenud ei ole. Tunnid kestavad. Päev on alles ees. Aitäh!